Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja ja tänases videos teeme aiatuuri. Keegi vaatades küsis ka, et kuna aiatuuri saab ja nüüd tuleb, alustame siis siit maja juurest, et siin on mul praegu siis need lillekesed ja salatid ja tomatid ootavad. Ma nii ootan juba, et kuna saaks esimest tomatit noppida, aga no ma arvan, et see aeg ei ole enam kaugel, sest nad on juba päris ilusad. Ja siis see riiul, mis ma tegin kunagi okstes siin kevadel, ma näitasin ka, siis sinna ma panin praegu lilled. Et äärtesse ma panin need, mis vajavad tuge ja keskel on siis seal minu teada on nad võõrasemad. Seal minikasvuhoone all on mul basiilikut seal kastis, need tahavad sooja, siis praegu on selline külm tuul, siis ma panin kasvuhoone peale. Aga pottides on mul palju lilli ja no lillemuru on mul ka. Ja ma armastan lillemuru, ma olen täitsa nagu käigud omal sisse muruniidugiga teinud, et saaks käia, aga ma ei raatsi neid lilli maha lõigata lihtsalt, nad on nii ilusad. Mulle väga meeldivad, et mõne saia osas ma olen neid rohkem maha lõiganud, nagu siin näiteks, kus ma rohkem kõnnin. Aga selle kaare peale ma ei jõua ära oodata, kuna hakkaks juba midagi kasvama. See roosid, mis ma sinna eelmine aasta panin, mis pidid ronima, millegi pärast see aasta põõsaks läinud. Ja viinamari, mis mul seal teisel pool on, siis see on kuidagi nirutakene, kas ta sai külma. Siis kasvuhoone kõrval on mul suur peenratäis kuumaasikaid, seal need õite meri täielikult, et need on mul eelmine aasta istutud taimed ja need peaksid see aasta kandma ja seal lõpus on ka üks maasikvaarika taim. Aga ma pärast näitan, mul on ühes teises kohas veel neid taimi, mulle väga meeldivad maasikvaarikad. Ma tean inimesi, kellele nad ei meeldi, aga mina armastan küll. Mulle meeldivad üldse väga paljud marjad. Mida rohkem marju aias, seda parem ja ma tahan võimalikult palju erinevaid liike marju maada, nii et see on mul ammune eesmärk ja ma tahan nagu katsetada erinevate asjadega, aga siin on üks uus taim. Ma käisin mingi aeg Lätis ja ostsin sealt kaks põõsas roosi. Ühe panin siis siia. Varsti näitan pilti ka, milline see on, aga mul on seal see jändrik, kes ma mõtlesin, et selle otsa ta võiks ju ilusti toetada ja hiljem saab seda ka niimoodi toetada, kui on vaja. Ja ma ei tea täpselt ju, kui suureks ta minul kasvab, aga kirjade järgi kuskil natukene peale meetri või maksimum 1,5 meetrit, aga mulle meeldib just, et on selline ele ja tume roosa ja selline nagu varjundid erinevad, et see on väga äge. Et praegu ta on selline, ma natukene ladva näpsasin ära, sest ta oli liiga pikk. Ma tahaks, et ta läheks rohkem laiali. Aga selles samas peenras on väga tihe elu, siin on hästi tihedalt kõikvõimalikke lilli ja siin vahele ma olen külvanud ka erinevaid moonilaadseid lille, et ma ei saa siin väga rohida, sest ma ei taha neid nagu tülitada. Aga kõik muu on suhteliselt lopsakas, et ma olen ka siia natuke sõnnikut pannud. Ja selle sama peenra otsas on mul nüüd rabarber ka, et oli mul enne väga paha koha peal. Sealt saab rabarberit, aga ma loodan, et nüüd siin hakkab paremini kasvama. Aga siin vilvimise käigus ma avastasin, et mul on seal ka mingid pahalased. Ma ei tea, see aasta on hästi palju jälle neid pahalasi, et ma olen siin pidanud võitlema mitmetes kohtades. Et tuuri käigus ma näitan ka mõnda kohta, aga rabarberit ma ei teadnudki, et on. Et olen siin juba päris mitu pudelid naturaalset mürki ostnud, niimoodi naturaalset mürki, see ehk siis rohelist seepi mingisuguste, kas siis küüslauguga või millegiga. Ja siin kasvuhoone otsas on veel ka mõned potitomatid, mis kasvuhoonesse ei mahtunud ja see füüsal ja nad on mul lihtsalt siis nende sirelite ja ploomipuu külge kinni seotud, et tuul neid ümber ei ajaks ja nad ka ilusti õitsevad juba. Et ma arvan, et neil ei ole seal viga midagi puuvarjus soojas seal. Aga kasvuhoone ümber on mul suhteliselt kirju, seal on kõikvõimalikke asju, mis mul on kuskilt üle. Siin näiteks ees just äsja istutatud kõrged peiulilled. Nad ise seemnest panin, siis nad võttis natuke kauem aega. Aga siin on ka igasuguseid muid lilli nagu kresse ja muid suvelilli, mis ma seemnest olen pannud, siis ma istutasin need siia. Kõikide nimed ei tule kiiruga pähe ja ka mõned kiiviktaimlataimed on seal lõbus ja nurmenukk ja nii edasi. Ja see on siis kõrvitsapeenar mul. Kõrvitsad on suhteliselt väikesed alles. Ma ei tea, see jahe ilmi siin vahepeal oli, neil ei meeldinud ja siin eest jäi mul natuke tühja ruumis ja ma panin siis 2 kabatšokki, sest need kasvavad nagu väga hästi. Et ma loodan, et kõrvitsad ka võtavad järgi. Ja siis lillepeenar, kuhu ma need obeliskid tegin ja roosid panin, siis üks roosidest on alles. See on siis, ma nüüd ei tea, kas kollane või punane, sest ma ei pannud silte juurde.
et see, ma loodan, ikkagi annab see aasta mõne õie, ta on siin päris suureks läinud, aga teise kahjuks pidin ära viskama, kuna külm võttis ära ja ta ei suutnud kohaneda. Mul oli ta küll kaetud, aga ei õnnestunud. Ja siin on 9 vägi, seal on jälle pahalased küljes, siin on mingid ussid sellel kallal ja ka sellel lillal vägieinal. Ma ei tea, mul ei ole kunagi nendel vägilastel nagu mingid kahjureid kallal olnud, aga näed, siin on näha ka kohe, ma näitan sellised tegelased ja nad on ikkagi 9 vägise täitsa nagu maatasa söönud, et pidin välja kiskuma. Ja nad on ka nende lillede peale läinud seal, et ma ei tea, ma loodan, et need teised 9 vägised võtavad veel elu sisse. Siis verev sõrmkübar on hakanud õitsema, mul on seal mitut erinevat värvi, see oli mingid segupakk, ka seemnest kunagi panin ja nüüd siis lõpuks on ka õied. Ja huvitaval kombel on see seemen levinud ka aia teisi otsa, nii et ka seal on paar taime, seda ma ei tea kuidas, aga ja mina armastan ka lupiine, mulle nad väga meeldivad ja nad on ka tegelikult kasulikud aiale, nii et ja siin on siis täpiline metsvits, mis on ka hakanud õitsema. Aga samas peenras peaks olema ka päevakübarat ja vist veel mingit lilli, nüüd ma täpselt ei mäleta, et ehk kui õisi hakkab tulema, siis näeme. Ja siia siis selle teise obeliski alla, kui see roos kahjuks lõpetas tegevuse, siis ma külvasin siia erinevaid moonilaadseid lilli. Nii et mul olid mõned pakid ja see on nagu läinud väga metsikuks see osa siin. Ja siis on ka paar seemnest pandud punast lupiini ja mulle nii meeldib, et putukatele ka nii meeldivad need lilled, et alati on seal peal mesilasi ja igasuguseid muid tegelasi. Ma arvan, et on tänuväärne ta sinna aeda panna, lihtsalt jälgida, et ta väga hulluks ei lähe. Ja siin on ka üks roosike, mis eelmine aasta väga tihedalt õitses, kuni öökülmadeni välja väga palju õisi oli. Ja ta ei lähegi väga palju suuremaks. Praegu ka paistab, et mõned õienupud juba on tulnud, nii et on ka see aasta õisi näha. Ta on selline tumepunane. Et ma ka mingi hetk korjasin neid õisi ja tegin nendest teed. Ja siin on siis see terrass, mis ma siia puu alla tegin, et meil olid siin vahepeal juba hunnik patju ja tekke ja selline onnilaadne asi lastel, aga ma koristasin ära need, kuna vihma lubab sel päeval, kui ma filmisin. Ja siin on siis kartulipeenar, need on ka päris ilusad, nii et ma juba muldasin neid, aga mitte mullaga, vaid siis selle muruniitega, selle hakkega, mis muruniidukiga tuleb. Ja ma arvan, et on okei, sest mul ei ole hetkel ühtegi vaba mullakotti ja ei hakka ju kuskile auku ka kaevama, nii et loodame, et see töötab samamoodi. Ja siin on väga lopsakas päevakübar, mis on selle majaga kaasa tulnud, see pole minu istutatud, see on nagu vana. Selle murueina sees on siin erinevad piparmündid. Ma ei ole viitsinud seda naati sealt välja korjata veel, aga eks ma millalgi seda teen ja siin on siis see algne rabarber, mida ma nagu kasutan juba, aga ta on siin täiesti päiksevaba nurk on see, et siin ta nagu väga hästi ei kasva. Ja siin maja ees, aiamaja ees mulle hullult meeldivad need teelehed, ma ei ole neid nimelt maha niitnud, sest nad on nii võimsad, suurem kui mu käsi on ja et nad on nii ägedad ja ka õitsevad juba. Minust on nad juba täitsa lille ees, ma olen natukene trimmeriga kogemata neid lehti seal vigastanud. Aga nad on ikkagi ilusad. Ja teine on seal selle pingi all ja ma olen need ekstra alles hoidnud, ja ma olen neid ekstra alles hoidnud, sest nad on nii ilusad. Aga selle sama maja nurga taga on mul uus projekt. Nimelt, kuna ma tahan võimalikult palju erinevaid vilju oma aias saada ja marju, siis ma ammu juba igatsesin, et tahaks aktiniidiaid panna omale ja siis see maja nurk tundub nagu enam-vähem minu aias hetkel kõige parem koht neile, sest see on hästi soe ja päikseline ja seal on ka ruumi ronimiseks sinna maja seina peale, et ma pean lihtsalt siis, kui nad juba sellest võrest kõrgemale lähevad, siis üles veel mingid toed panema, aga hetkel ma arvan, et piisab nendest, et mul on siis üks emane, üks sisane ja sordiks on bingo, et need viljad peaksid olema sellised roosakad. Nad natuke pidi olema nagu ananassi maitsega, ehk siis näis. Need on ka Valmirast ühest istikuärist ostetud.
ma olen sealt ka need roosid ostnud ja seal on alati ilusad tugevad taimed olnud. Ja siin kõrval nad on kohe turvatud maapirniga, mis läheb ka hästi ilusaks ja kõrgeks, nii et hoiab ka ehk tuult kinni ja on neil seal veel soojem selle võrra. Aga see õunapuu, mille all ma siin praegu olen, see on ainuke, mitte ainuke, üks õunapuudest, 2 õunapuud mul kannavad seast hästi palju. Üks on see, ma ei teagi täpselt, mis selle sordi nimi on, aga see on mingi sügisõun ja tal on väga palju õunu küljes, nii et ma pean hakkama neid natukene harvendama. Ikkagi väiksed ja nigelad ja juba näha, millel on uss sees või mingi viga küljes, siis olen juba ära näpistanud, et ta nagu jõuaks mõned õunad ilusaks suureks kasvatada, et ühe oksa peal seal mõnel on lausa mingi 10 tükki. Katsun nagu selle töö lähiajal ette võtta. Teine õunapuu, mis mul hästi kannab, mille ma ostsin, on valge klaar, aga huvitav, et tema õunad on läinud nagu natuke roosaks, et ma ei tea, kas siis ikkagi on valge klaar, eks me saame näha. Aga puu, mis mul eriti hästi ei ela, on Emma Leppermanni ploom, ma ei tea, ta ei ela ega sure, ta on selline vahepealne, et siin on näha ka, kus see pooke koht on, et ta nagu siit ülevalt poolt nagu seal on natuke viga saanud, aga seal üleval pool on nagu mingid võrsed, et ma loodan, et ikkagi see on õige sordi oma, aga ma neid maha ei lõika, vaatame, et need on nagu tekkinud siia. Aga ülevalt poolt on ta ikkagi suhteliselt haljas ja mõned üksikud lehed on. Mõne oksa olen ikka päris ära lõiganud, sest oli nagu täiesti kuiv. No, aga noh, anname talle võimaluse, vaatame, loodame, et ta jääb ellu. Ja mustsõstardel on mul see aasta mingi jama küljes, no kogu aeg on lehetäid, et ma ei mäleta vanasti, et oleks üldse mustsõstardega kunagi mingit probleemi olnud. Nad on alati ilusti kandnud ja alati saaki saanud, aga ma ei tea, need uued sordid või milles asi on. Kogu aeg on need ladvad on lehetäidest pungil ja sipelgad seal kallal, et mina ei tea. Ma olen neid siis ka juba 2 korda pritsinud ja alati olen need väga nagu tihedad ladvad, mis on juba täitsa krussi läinud, ära näpistanud ja ära visanud. Aga tagasi nad tulevad. Mõni põõsake on natukene paremas olukorras kui teine, aga enamasti on nad kõik sellised, ma olen neid kõiki pidanud pritsima, et noh, eks see näpistamise tulemusena ka natukene hoiab tagasi, ma need kolded nagu võtan nagu ära, aga ma ei tea, kuidas selle saagiga saab, et kas mingid marju ka tuleb, rohelisi nagu on, õitsesid ka ilusti, nii et loodame, et ma tahaks väga mustsõstra marju oma aias saada ikkagi rohkem, nii et sügavkülma ka saaks panna. Et eelmine aasta ma pidin ikkagi küla pealt minema korjama ja leidma, kellel üle oli ja kes pakkus, aga see aasta tahaks juba enda aias saada. Siin on siis minu kapsapeenar, mis on ka päris lopsakaks läinud, nii et ma ei tea, kas ma peaksin neid kaari natukene tõstma juba. Et siin on siis brokolid ja lillkapsad ja nuikapsad ja mõned lehtkapsad. Et iseenesest nuikapsaid juba varsti võiks süüa, kuigi ma veel ei raatsi, et tahaks, et nad natukene veel kasvaksid, sest muidu kui ma need, ma ei tea, mis mul seal on, 4-5 tükki on, et kui ma need kohe ära söön, siis ma hiljem ei saagi, aga noh, vanaks neid ka ei tohi lasta kasvada, siis nad ka ei ole head, et ikkagi värskelt ja noorelt on need kõige paremad. Ja siin mul olid spinatid muidu nendes kastides, aga need ma olen juba ära tarbinud ja nüüd ma külvasin siia tilli. Ja siin on maitseainepeenar, siin on nagu erinevad puned ja salvei ja talisibul ja siis on seal ka punast maltsa. Ja võib-olla on siin veel midagi, mul ei tule praegu meelde, aga punesid on jah erinevaid, et need on erinevad sordid. Talisibul hakkab ka varsti juba õitsema ja seemet andma, nii et siis saab jälle jagada, kui kellelgi on soov, et ma siin eelmine aasta ka jagasin ja siis ja see on minu selle aasta uus katsetus. Ma panin seemnest varssellerit, ma ei ole küll mingi varsselleri sõber, aga ma tahaks proovida, et äkki ma saan sõbraks, sest ma tean, kui kasulik ta on. Ja siin on ka punane lehtkapsas veel ja ka mõned salatitaimed ja see lõpus siin see puhmakas on estragon, et sellega ma ei ole ka veel väga suureks sõbraks saanud ja lehtkapsast plaanin lähipäevil juba krõpsu teha, et need lehed on juba päris ilusad. See on mu lemmik, on lehtkapsast krõpsu teha, aga noh, muidu ka kasutada teda ühepäevatoitudes ja niimoodi vormides. Ja siin on minu paprikapeenar,
noh, paprikad said nüüd natukene külma, nad said hästi vara õue istutatud, nad nagu kasvuhoones pottides olid juba liiga suured ja ma mõtlesin, et istutan nad õue ära. Siin on nad vaheldumisi peiulilledega ja keskel on siis päevalilled. Aga nad on juba kosumas, sest nad juba õitsevad ja ma olen neid siin ka nüüd väetanud uuesti, need võtavad elu sisse küll. Siin on siis sibulapeenar, näitasin ka kevadel 3 sorti, kuidas ma maha panin, valget, punast ja kollast. Ka ilusad pealseid söön ka aktiivselt. Ja siin on siis osad tomatid, mis kasvuhoonesse ja ämbritesse ei mahtunud, panin siia ja nad on vaheldumisi porganditega. Et porgandid ja tomatid on ka omavahel sõbrad, neid ka võib ühte peenrasse panna. Porgandit ma väga palju ei pannud siia igale poole tomatite vahele, keskele ja äärtesse. Et tuleb palju tuleb, et võib-olla seal keskel nad väga palju päikest ei saa, aga ma usun, et porgand kasvab ka viludas. Ja tomat on ka juba pidanud toestama, nii et õitsevad ja pikad on. Ja siis huvitav, et ühel tomatil on selline hästi täidlane õis, nagu oleks mitu õit kokku kasvanud. Et huvitav, kas sellest ka tomat tuleb või vili saab, et see on nagu selline huvitav nähtus, et ma ei ole nagu varem seda ka näinud. Et see on selline massiivne õis. Aga teised õied on ilusad. Ja siin on maasikapeenar. Siin peaks olema ka natukene valget sorti, on ka juba ilusad maasikad küljes, et ka nendega enam väga kaua ei lähe, tahaks hullult juba esimesi maasikaid saada. No kasvuhoonest me oleme saanud juba, aga õuest veel mitte. Ja siin on ka vahepeal mõned salatitaimed ja küüslaugutaimed. Ja siin kõrval on kurgipeenar ja selle ma ääristasin peasalatiga ja see on ka hästi lopsakaks läinud. Kurgid on väiksed, noh, need on mul endal seemnest pannud, aga vähemalt on nad elus kõik, paar tükki on suuremad ja osad siis saavad ronida üles ja osad siis vaatame, kuhu me nad sokutame. Võib-olla panen ka siia mingisuguse A-tähelise toe keskele, et nad saaksid nagu keskele poole ronida ja teises otsas on siis suvikõrvits, mis ka tahab ronida, sest see on selline roniv sort ja tal on sellised väiksemad ümarad viljad. Ja need ma multsisin ka ära, panin need muruhaket ja seal tagapool on siis lehtpeedid, mis siis ka on sõbrad nende suvikõrvitsatega. Ja siinpool otsas on igasugused sellised sordivaarikad, mis ma olen nagu natuke eksootilisemad sordid ja siis nad on selles peenras, aga ka nendel on mingid augud sees, et ma ei tea, ka neil on mingid pahalased käinud, kas on tigu söönud. Et ma täpselt veel ei tea, mis nendest tuleb, aga noh, vähemalt ühte ma mäletan, pidi olema lillavaarikas, ma ei tea, aga ma ei ole veel õisi näinud ega midagi, et kas sealt tuleb midagi, eks seda näha ole. Siin üks sort õitseb, aga see vist oli tavaline vaarikas, need madalamad on need sordi omad. Et ka sellel on lehetäid siin küljes, ma vaatan. Et ka see isegi vaarikatel ja siin siis on kabatšokid ka ja suvikõrvitsad ja nendel on ka oma kast ja siin on ka lehtpeedid vahel ja ka ilusti ära multsitud muruhakkega. Selles peenras on mul küüslaugud, vaheldumisi kurgirohuga, sest kurgiroht oli ka eelmine aasta selles peenras ja muidugi ta teeb ju väga head ise külvi, et ka tema lehed noorelt on head salati sisse hakkida ja hiljem annab ta ilusaid õisi, mida võib ka süüa toidu kaunistamiseks kasutada ja hullult meeldib igasugustele putukatele. Küüslauk on ka päris ilus. Ja selles väikses lillepeenras on mul äkki tulnud iseenesest öölill. Ma ei tea, ma kevadel näitasin, kuidas ma istutasin siia ühe dokkroosi ja mõned astrid. Ja need astrid ja dokkroosid on väga ilusad. Nad küll põdesid natuke mingit öökülma, aga nendega midagi ei juhtunud, nad on läinud suuremaks. Aga see öölill, ma ei tea, ma ei ole nagu varem teda mul aias olnud. Võib-olla, et ma olen ta lihtsalt maha niitnud. Aga ma avastasin, et ta on väga hea lõhnaga ja ta sobib ka lõikelilleks, nii et lasen tal siin olla. Et ta mulle täitsa meeldib. Ta meenutab natukene floksi ja minu arust on ta nii ilus. Aga siin on minu õnnetu virsik.
kahjuks ma pidin ta täiesti maatasa võtma, sest ta kuivas nulli. No see talv, mis siin oli, see oli ikkagi liiga räige vist tema jaoks. Et see -20 kraadi oli ikkagi mitu nädalat ja see oli vist talle räige, kuigi ma nagu katsin taga kinni, aga ta on ajanud altpoolt seda pookekohta mingisuguse võrse. Ja mina ei tea, mille peale see poogitud on, nii et ma ei tea, ma igaks juhuks jätan selle, vaatan, mis siit tuleb. Lihtsalt uudishimu pärast alati saab ju maha võtta, nii et kiiret ju mul sellega ei ole. Aga siin on karussõstra põõsas ja huvitav, et ta on mul juba 3. aasta nii-öelda. Ma nagu sellel aastal, kui ma siia kolisin, siis ma ka ta istutasin. Ta on ilus suur põõsas, aga mitte ühte kõiti ei ole ma veel temal näinud. Et ma ei tea, kas seal võtab tõesti nii kaua aega või on mingi muu põhjus, aga vilju ega õisi pole tal kahjuks veel olnud. Et ootan väga. Ja siin puukuuri taga on mul jumikas, ka see meeldib putukatele väga, ja ta on ilus nagu rukkilille moodi lill. Ja see ka natukene on laiali suuremaks läinud, kui ta alguses mul oli. Siin on ka üks potiroos vahele sattunud. Ta lihtsalt, või on see jumikas lihtsalt nii suureks läinud. Ja see peaks olema Elenium. Minu teada vähemalt ta seal oli kuskil. Ja siin on siis ülejäänud suvikõrvitsad ja kabatsjokid, et mul peaks olema igasuguseid, on rohelisi, on helerohelisi, tumerohelisi, on triibuga rohelisi, siis on mingid selliseid sakilisi, nagu kui läbi lõikad, siis jääb selline nagu täht, siis on kollaseid, siis on kabatsjokki, igast on 1 või 2 taimeni, et kokkuvõttes tuleb ikkagi palju. Aga ma vaatasin ka, et on juba väikesed suvikõrvitsad küljes, et näiteks kollasel on juba ja ühel kabatsjokil on ka juba väiksed beebid küljes, nii et loodame, et varsti juba saab. Kaua enam ei lähe. Ma arvan, et mingi nädala küsimus ja siis põhimõtteliselt saaks juba tarbida. Ja kasvulavas on mul praegu valged aedmaasikad, sellised suured. Need ma ei mäleta, kas ta oli ananas või sort või mis ta oli. Ja keskele panin ka siia 2 tavalist kurki, siis jäi mul tühjaks ja taga on seal üks põõsastill ka. Et panin neile ka ühe redeli siia, et saavad ronida. Et kurki ma tahan see aasta hästi palju saada, sest ma tahaks ka rohkem seda sisse teha. Ja see on see baklažaan. Ma vaatasin, et üks leht on tal haige ja selle võtsin ära, aga ta on ikkagi palju suuremaks läinud võrreldes sellega, mis ma ta istutasin. Nii et loodame, et läheb hästi, et ma olen teda ööseks ikkagi pannud mingi kupli peale. Ja siin on väga kirju see välikäimla juures. Siin on üks tulikasort, ma nüüd ei jõudnud määrata, mis selle nimi on, aga ta mulle meeldib ja ta natuke nagu ronib ka. Ja sellepärast ma panin ka sinna selle vana akna, sest eelmine aasta ta natuke ronis nagu mööda seda akent ülesse. Ja siis oli nagu ilus, kui ta seal lõitses, et see aasta ta pole veel jõudnud kaugele minna. Siin sauna taga on erinevad kukeharjad, on rohelist ja punast ja see on taralõng, et eelmine aasta tal oli ainult üks pikk selline võrse ja ta roniski sinna mööda redelit üles välja. Aga see aasta ta on ajanud mitu uut võrset, et siin on lausa 4-5 tükki. Aga õisi ma veel endiselt ei näe, nii et võib-olla ta peab ennast veel siin koguma enne kui saaki hakkame saama. Ja siin on ka üks talisipul ise ennast ajanud ja üks punane kukehari. Ja siin on peidus üks viinamari, aga ta on täiesti talve üle elanud ja elus, aga loodame, et ta läheb ka suuremaks ja ajab ka ennast sinna redeli peale välja, nii et äkki isegi saab mingi aeg sealt saaki. Siis on siin kopsurohi peidus, siin on vahel veel mingid ohakad. Ja siin nurga peale on mul eelmine aasta külvatud monarda, no see on uskumatult suureks ja puhmaks läinud. Et see on nagu mulle täitsa rinnu nii, et väga-väga ilus suur, nii et ma ootan juba õisi. Ja siin on elulõng, mida ma olen nüüdseks juba video peale lugemise ajaks ära sidunud ja ära toestanud, aga siin ta natukene pahas seisus toetab juba selle monarda peale. Et ma panin talle uue selle toe ja sidusin ta ilusti kinni, nii et ma loodan, et ta võtab elu sisse. Sest ta on väga õrnakene ja mõned oksad murdusid ära, aga pole hullu, ma arvan, et ta võtab elu sisse.
ja siin on mul punase sõstra põõsad, neid on mul ka vist mingi kas 5 või 6 tükki ja need on väga-väga täis, aga noh, punaseid sõstraid ma nii väga ei tarbi. Lihtsalt värskelt kohe söömiseks ja natuke olen ka sügavkülma pannud, et mahla ja siirupijoojat meil ei ole kedagi, kes tahaks ja siin on mõned vanad vaarikad ja need on see aasta uskumatult täis, aga noh, mul on neid ainult seal vist mingi 3 või 4 taime. Aga noh, vähemalt midagi niimoodi kohe söömiseks saab. Nüüd ma olen mõned uued noored taimed juurde saanud, aga noh, need vist veel ei õitse. Vähemalt ei ole näha. Ja siin on siis veel paar taime, need on küll hästi täis, aga noh, niimoodi kohe söömiseks saab, aga sügavkülma panemiseks ma kardan ei jätku, sest lastele vaarikad väga meeldivad ja mulle endale ka, ma olen suur fänn. Ja siin on siis see teine maasika vaarika põõsas, mis mul on. See on ka aia nurgas, sest tal on hästi-hästi okkalised need võrsed, aga huvitav, et muidu öeldakse, et see maasikavaarikas läheb nagu hästi laiali ja ajab poegi, aga minult ta ei ole seda teinud, mul on ikka samasugune puhmas. Ja siin on minu murel, mis on ka sama õnnetu nagu see ploomipuu, aga noh, tal on isegi 2 vilja küljes, ta õitses ime ilusasti. Aga lehti eriti tulnud, mina ei tea, see on Lätimaalt ostetud, et on ka vist külma saanud, ma kardan, või on seal mügrid all toimetanud nende juurte vahel. Ta ajab ka uut juurevõsu, aga ma ei tea, kas see on sama sort ja sama taim, aga ma jätan igaks juhuks alles, sest ta ülevalt on väga õnnetu ja ta on ka pahalast täis, ma ei tea, kes neid sööb, neid lehti. Ühtegi putukat ega midagi näha ei ole, et kas siis tavalised teod söövad neid, tavalisi tigusid on mul küll, aga mingid võõrliigi tigusid mul nagu aias õnneks ei ole. Aga noh, mul on tunne, et need on ikkagi lehetäid. Ja siin floksipendra lõpus on mul siis see teine pargiroos, mida ma rääkisin, mille ma Lätist ostsin. Sellel on juba õienup küljes, et seda saab juba näidata ja uhkustada ja mulle hullult meeldib see värv. Ta on nagu selline oranži ja kollase segu, et ma panen siia kohe selle müügipildi ka. Ja siin on juba näha, et keskelt on oranž ja ääred on kollased, minust on väga-väga ilus. Et ma loodan väga, näete seda, lihtsalt uskumatult ilus. Et ma nii väga loodan, et ta ajab nagu rohkem võrseid ja läheb rohkem laiali. Karusmarjad on juba päris ilusad ja neil paistab ka saaki olevat. Vähemalt neid on mul ka mingi kas 4 või 5 põõsast. On punaseid ja rohelisi. Ja paistab, et marju on. Valged pojengid hakkavad varsti õitsema. Sipelgad on alati nende pojengi nuppude peal ja ma ei ole sellest fenomenist ka aru saanud, mis nad seal toimetavad, kas nad otsivad midagi või. Aga see roosa on selline varajasem sort ja see juba ilusti õitseb. See lõhn ikka on uskumatult hea, mis sealt pojengi põõsa juurest tuleb. Et mulle väga-väga meeldivad. Ja see peaks olema Siberi võhumõõk, et ta on ka mul kahjuks seal natukene naadiga segamini, aga see õis mulle isegi täitsa meeldib, et iirised mulle väga ei meeldi, aga see on isegi täitsa huvitav. Vaatame siis ka vahepeal kasvuhoonesse. Siin on siis ka mõned kurgid. See ma arvan, et on nüüd see sidrunkurk, ma ei ole kindel, aga tal on natuke teistmoodi leht, selline nagu sametine. Või on siin ka midagi muud, aga minu arust oli, siin on ka mõned lehtkapsad, mis mul järgi jäid. Ja salvei, ma alati katsun näpuga seda ja lõhna, mul hullult meeldib see salvei lõhn ja ma panen ka omale vaasi tavaliselt seda tuppa, et seda lõhna tunda. Siin on ka veel salateid ja üks hernesäki jäi siia kasvuhoonesse. Ma ei tea, kugemata vist kukkus seeme maha ja ma siis jätsin ta alles, ei hakanud teda välja võtma. Tomatite vahel on mul ka pandud igasugust basiilikut ja kressi ja seal on veel mungalille ja et erinevaid sorte vahele panna. Ja need on need miniõunapuud, mida ma näitasin, mis olid hästi pisikesed, kui ma nad tõin sellised sentimeetri pikkused ja nüüd on nad ikkagi kasvanud nagu kahekordistunud vähemalt, et nad on järelikult ära juurdunud ja elus, et loodame, et tulevad millalgi 5 aasta pärast vähemalt mingi puu.
tomatid on ka juba selles faasis, et õitsevad ja mõned on küll väiksemad ja mõned on kõrgemad, sest nad on erinevast. Mõned tomatid on mul keegi toonud ja siis ma olen pannud ja mõned on nagu ise pandud. Siin on siis arbuus näha, et on juba beebi küljes ja ta on ka siin mitme aruga kinni seotud üles. Siin on ka veel rukolat ja veel salatit ja peterselli ja maasikad ja siin on siis ülejäänud kurgid. Peaks ka olema salatikurk ja üks tšilli paistab ka seal. Et noh, mul väga suur valik see aasta ei ole. Maasikaid siis kasvuhoonest oleme juba mõned saanud, aga õuest veel mitte. Ja siin on siis kirinõges, mis on ka väga ilusaks läinud. Seal paar lehte alt olen ära võtnud, mis on koledamad, aga noh, muidu ta on ikkagi väga ilusaks puhmaks läinud. Ja mõned amplid on mul ka, mis on ise taimedest pandud. Valmis ampleid ei olegi ostnud. Siin on 2 epaküdoonia taime. Need on selline mõnus ilma okasteta sort. Need kahjuks see aasta veel ei õitsenud. Ma eelmine aasta need panin. Mustikas seest õitses nagu super palju ja on nii palju, kui selle väikse noore põõse küljes on, siis ta on ikkagi väga täis, pidin lausa toe panema. Aga siin näiteks üks mustikas on juba ära õitsenud, et ta on juba hakkab varsti juba marju moodustama. Ja teisel pool on siis tavaline okkaline sort seda epaküdooniat, et see õitses ilusti, nii et ma loodan, et siin ikkagi mõni vili tuleb, et ta on juba lõpufaasis, see õied on juba nii, kroonlehed on juba maha kukkunud. Ja siin on siis veel üks maasikapeenar, et mul vist on kokku, ma ei tea, kas 4 suurt maasikapeenart erineva saia otsas ja siin on siis eelmine aasta istutatud taimed. Need on väga-väga lopsakad, et eelmine aasta ma alles tegin selle peenra. Ja nad on juba päris ilusad ja juba on palju rohelisi marju ka küljes, nii et ma loodan, et maasikat vähemalt ma saan ka ise oma taimedelt nüüd ka sisse teha ja sügavkülma panna, et ma ei pea neid nii palju enam ostma kui varasemalt. Siin on ka mõned küüslagud ikkagi vahel, et see on nagu kasulik, ajab kahjureid eemale ja seal lõpus on mul üks parglitaim. Ja vot kirss on see asi, mis on mul metsikult täis see aasta, et esimene aasta, kui ma see tulin, siis ta ainult õitses, vilju eriti ei olnud. Eelmine aasta ma natuke sain ja no see aasta on rekordaasta, et tal pole õieti lehtigi, ainult on marja küljes kinni. Et ma pean juba mõtlema, mida ma nendega teen. Et ma arvan, et panen sügavkülma ja mulle meeldib kirsimoos ka ja lastele meeldib ja siirupit võib-olla isegi ka, et see kirss läheb meil väga hästi peale. Siin on minu astelpaju taimed, neid on mul ka vist mingi 4-5 tükki. Need ongi sellise suurena istutatud ja eelmine aasta paar marja oli, aga nendel küll kahjuks ma nägin, et on mügri või see vesirott all, et ma ei tea, kas ta sõi natukene sealt neid juuri ära, sest nad ei ole väga nagu vohama just hakanud. Aga mõned väiksed rohelised marjakesed seal on näha. Aga midagi sellist kobarate viisi, nagu mul vanas kodus oli niimoodi, et oli marju paksult täis, et ei olnud lehtigi näha, siis siin seda nagu veel ei ole. Aga loodame, et ta võtab ikkagi lõpuks elu sisse. Ja sellesse vanas suurde tünni ja sinna mänguautosse ma külvasin siis saialilled. Ja need on juba nii lopsakad, et hakkavad kohe õitsema, et nendega enam kaua ei lähe. Õienupud on juba küljes. Ja siin on üks kukerpuu, mis ma ka kunagi Lätist ostsin, aga kui ma ta maha istutasin, siis ta üldse suuremaks ei läinud. Ta oli selline 10 sentimeetrine ja see on nüüd siis kõik see aasta kasvanud võsu, et ma kaevasin ta üles, väärtasin korralikult ja panin nagu parema mulla ja nüüd on ta hakanud siis kasvama. Et ma loodan, et ta suuremaks läheb, siis ma leian talle mingi parema koha. Siin on mõned sinniad potis. Ja see võõrasema ampel on läinud natuke koledaks sellepärast, et ta oli mul vihmaperioodil puu all. Ja siis ta vist natukene venis pikaks lihtsalt ja siis tuli tuuline ilm ja lõhkust ära. Nii et ma natukene pügasin teda ja loodame, et ta ajab nagu varsti jälle uusi õisi ka.
siin on Bergenia, et see on mul keldri kõrval, see on ka selline koht, kuhu päike ei tule, aga see ongi selline varjulill. Ja tema vanadest lehtedest, mis on sinna vahele kuivanud, nendest saab ka väga head teed teha. Ja lumepallipuu, mida ma ka nagu väga tugevalt pügasin, kuna tal olid ka eelmine aasta pahalased küljes, siis ka see aasta. Lehed on tal enamuses ära söödud, aga mõned õied ikkagi olid. Ja aia ääres on mul ka ühes kohas idamagun, mis on nagu nii muru sees igal pool, et ma lihtsalt kevadel ei püganud, sest ma teadsin, et sealt tuleb seda. Eelmine aasta oli ka. Las ta siis õitseb, seega meeldib putukatele ja ta on väga ilus ja lopsakas alati olnud, nii et natuke olen proovinud seal trimmeriga lühemaks lõigata seda naati, aga et ma tahaks ikkagi neid õisi ka näha, need on ka väga ilusad, väga-väga lopsakad. Ja siia video lõppu siis ma tahan näidata veel ühte projekti, mis ma aias juurde tegin, kuna nagu ma mainisin, siis ma tahan, et mul aias oleks võimalikult suur valik erinevaid marjaliike ja üldse söödavaid vilju. Mul ammune unistus oli, et teha aeda üks pamplikaar. Et pampel on teatavasti ka selline, mis võib mitmemeetriseks ronida. Et mul nii suurt kaart kahjuks ei ole, mul ei mahuks selline, mul alguses oli plaan, et üks selline traatarmatuur sinna panna niimoodi paindu, nagu ikka pannakse. Aga see lihtsalt ei mahu mulle autosse ja ma ei hakka seda kulleriga tellima, see kulleri tasu on suurem kui see armatuuri hind ise, et pole lihtsalt mõtet. Ja siis ma leiutasin lihtsalt mingi teise variandi, et poes müüakse seda painutatavat toru, mis paindub niimoodi ilusti, et nii voolujooneline, et nii nagu seda murrad, nii ta jääb. Et tal on nagu mingi metall seal sees. Ja siis ostsin jupi seda toru ja aiavõrku ja siis ma panin dokid maasse ja selle toru sinna dokkide külge ja siis lihtsalt kinnitasin traatidega selle aiavõrgu sinna vahele. Et oleks tahtnud või et oleks natuke laiem olnud, aga mul laiemat aiavõrku ei olnud, nii et kui hiljem tahaks nagu täiendada seda peenart, siis panen lihtsalt ühe kaare juurde ja veel ühe aiavõrgu sinna vahele, nii et ma tükk aega mõtlesin, kas ma kaevan selle keskel ka kõik välja, aga siis mõtlesin, et las ta olla, et mul on ka üks tomat vähemalt, võib-olla ka 2, mis vajavad toestust, et ma mõtlesin, et panen siis selle tomati siia alla ja toestan ka siia selle kaare külge, et ka hea koht ära kasutada. Siis ma selle traadi lõikasin sealt läbi ja kinnitasin veel sinna mulle sisse ankrutega ja ta jäi päris tugev, et eks need puidust need postid ainult peaks mingi hetk välja vahetama metallist posti vastu, et siis oleks nagu igavene. Aga hetkel mul ei olnud ühtegi sellist metallist poste kuskilt võtta ja siis panin nendest tugevamatest okstest, mis ma leidsin. Aga seda saab hiljem välja vahetada, see ei ole hullu midagi. Ja siin on nüüd siis juba taimed ka istutatud ja uus muld sinna pandud ja siis see tomat ka ära kinnitatud sinna. Et ma saan sealt trimmeriga niita küll, ei ole hullu. Praegu sai mul sinna siis ühele poole 3 ja teisele poole 2 pamplitaime ja need on erinevad sordid. Et näiteks see siin on Triple Crown, et see on selline ogadega sort ja siis on Thorn Free, mis on 2 tükki, siis on neid, mis on ilma okkad ja siis on see Juhas, mis on ka ilma okasteta ja see agavam on siis okastega sort. Need on nagu erinevatest kohtadest saadud ja nüüd on siis palju erinevaid taimi. Ühel pamplil on juba õied küljes, nii et kui hästi läheb, siis ma saan juba marju. Aga selline see video seekord sai, et natukene pikavõitu küll, aga ma loodan, et sa viitsisid lõpuni vaadata ja järgmise korrani.